see on halb eelnõu ja sellel on mitu põhjust. Kõigepealt põhineb see dokument eeldusel, et Eesti peab aastaks 2030 täielikult üle minema taastuvenergia. See aga tekitab ise juba kahtlusi. Esiteks on roheenergia kallim kui põlevkivist toodetud energia ning meie tarbija on sunnitud roheenergia tootmist subsideerima. Eelmisel aastal 23 miljoni euro ulatuses. Mida rohkem saab olema roheenergiat, seda suuremaks kasvavad meie kõigi kulud. Teiseks, roheenergia ei ole piisavalt usaldusväärne. Kui tuult pole, ei tööta tuulepargid. Kui sajab vihma, ei toimu päikesepaneelid. Selleks, et mitte istuda pimedas, peame ikkagi hoidma reservis juhitavaid tootmisvõimsusi. See tähendab aga topeltkulutusi. Hiljutine elektrikatkestus Hispaanias ja Portugalis näitas samuti, et tuule- ja päikeseenergia ei ole piisavad töökindlad. Nemad istusid lihtsalt pimedas. Meil oleks sel juhul lisaks ka külmumise oht. See oli roheenergiast. Mis puudutab konkreetset eelnõu, siis selles on vähemalt üks tõsine puudus. Juttu on investeeringutest, aga mitte kusagil ei ole öeldud, kui palju neid investeeringuid tarbijale maksma lähevad. Me ei saa toetada eelnõu, mis paneb meie kaaskodanikele määratlemata rahalised kohustused. Me ei saa toetada dokumenti, mis seob riigi elektrivarustuse ilmastikuoludega. Aitäh!